Sigve Tonstad. Kas terved inimesed peavad surema? Miks aadri laskmine on käibelt kadunud? Ärkad ühel suvisel hommikul ega saa eksida sümptomites. Nina tilgub ja kurgus on tunne, nagu oleks seda liivapaberiga hõõrutud. Tunned end kehvasti pealast jalatallani. Sul on isegi pisut palavikku. Päeva kestel palavik tõuseb, enesetunne muutub kehvemaks ja sa hakkad juba pisut muret tundma. Mida nüüd teha? Lähed arsti juurde. Missugust ravimit võib ta soovitada? Tänapäeval määrab arst võib-olla puhkuse. Üsnagi palju tavalist vett ja ehk ka paar tabletti aspiriini. Kui sa oleksid vajanud arstiabi aastal 1799, oleksid sa pidanud valmistuma täiesti eriliseks ravivõtteks. Tõepoolest, sa oleksid pidanud valmistuma korralikuks aadri laskmiseks. Aadri laskmine? Külmetuse või gripi puhul? Kõlab naeruväärne. Nojah, kuid aastal 1799 niiviisi ei mõeldud. Tol aastal valitses veendumus, et korralik aadri laskmine parandab su haigust kõige paremini. 12. detsembril 1799 läks George Washington, Ühendriikide esimene president, külma ja niisket ilma trotsides ratsutama. Järgmisel päeval tulitas kurk korralikult ning president tundis end väga halvasti. Kutsuti arstid, kes vähimagi kõhkluseta nentisid. Patsiendil tuleb lasta aadrit. Seda nad tegidki, kuid esimesele korrale ei järgnenud märkimisväärset kergendust. 4 korda järjest vähendasid arstid haige vere hulka, kuid pidid endiselt tunnistama, et presidendi seisund pidevalt halveneb. Näis võimatuna teda hinges hoida. Washington omalt poolt ei kahelnud üldse, et tohtrid üritasid sangarlikult tema elu päästa. Ta alistus mõttele, et enam pole midagi võimalik teha. Surma suhtus ta üpris rahulikult. Tunnen, et hoolitsesite minu eest. Palun, et te minu pärast enam vaeva ei näeks. Laske mul rahus lahkuda. Mul pole elamiseks enam palju aega jäänud. Pärast seda andis president vaikselt juhtnöörid matuste üksikasjade kohta. 14. detsembri varahommikul president suri. Tegelikult mõrvasid George Washingtoni need, kes oleksid pidanud ta haigust ravima. Kindlasti ei surnud ta haiguse kätte, pigem selle ravi kätte. Sellisel seisukohal on tänapäeval nii lihtinimesed kui asjatundjad, kes seda arstiteaduse ajaloo sünget seika uurinud on. Nii aga ei paistnud see asi neile, kes elasid aastal 1799. Sel ajal peeti aadri laskmist parimaks ravivõtteks. Kui meie oleksime elanud siis, tulnuks meilgi end lohutada mõttega, et tegemata ei jäetud midagi, mis presidendi elu päästa oleks võinud. George Washingtoni ravijad ei valinud ravivõtteid juhuslikult. Nad toimisid tollal valitseva arusaama kohaselt. Arstid püüdsid igati selgusele jõuda, mis haiget vaevas. Nende usaldus seletustesse haiguse põhjuse kohta oli just sama suur kui arstide ja patoloogide usaldus kaasaegsesse infosse. Visa pärimus. Tolle aja haigestumisteoorial olid juured, mis ulatusid 400. aastatesse enne Kristust. Kreeka arst Hippokrates muutis selle teooria vastuvaidlematuks õpetuseks, mis püsis jõus üle 2000 aasta. Selle arusaama kohaselt, mida tuntakse kehamahlade patoloogiana, on inimeses 4 põhimahla: veri, lima, must sapp ja kollane sapp. Nende osiste segu pidi olema haiguse ja tervise alus. Terveks jäämine eeldas siis kõnealuste mahlade hoidmist õiges vahekorras. Selle arusaama mõjud haiguse määratlemisele ja ravile olid ilmsed. Raskuspunktiks oli tuvastada mahl, mida oli ülemäära palju või liiga vähe
ja seejärel tegutseti selle reguleerimiseks. Sellele rajaneski aadri laskmine, laialdane lahtistite kasutamine, oksendamise vallandamine, rõgalahtistid ning vere imemise erinevad meetodid alates apteegikaanidest. Noil päevil täitsid arstipauna sääraseks raviks tarvis minevad riistad ja ravimid. Kahtlemata oli sellisel haigusteoorial üks positiivne külg. Haigust peeti tervisehäire seisundiks. Ometi põhines see pigem filosoofial ja targutamisel kui põhjalikul uurimisel, kogemustel ja anatoomia ning füsioloogia tundmisel. Hippokratesel enesel oli küll teatud huvi tingimuste vastu, mis haiguseni viisid, kuid praktikas pühendati inimkonna haiguste põhjustele ainult õige vähe tähelepanu. Tähtsamaks peeti kehamahlade tasakaalustamist, kasutades niinimetatud tervendavat väljatulekut, mis tihti võttis sama pöörde kui see ravi, mida George Washington taluma pidi. Ka filosoofia haiguste põhjustest valitses meditsiinipõldu kuni päris viimase sajandini. Siis selgus, et kogu ehitus hakkas murenema, läbides järgmised etapid. Aastal 1590 konstrueeris Hollandi optik Zacharias Janssen esimese mikroskoobi. Seda täiustati ja hakati teostama laboratoorseid uuringuid. Aastal 1761 näitas kuulus Itaalia uurija Giovanni Morgagni, et haigus ei tulenenud keha eri mahlade tasakaalu häirimisest, vaid oli organites ja kudedes toimuvate muutuste tagajärg. Revolutsiooniline samm tehti aastal 1858. Sel aastal ilmus raamat, mis arusaama haigustest otsustavalt täiesti uuele alusele asetas. Raamatu autor oli Rudolf Virchow, berliinlasest patoloogia professor. Raamatu pealkiri oli Die Cellular Pathologia ehk rakupatoloogia. Ta näitas, et haigus tulenes ennekõike rakkudes toimuvatest muutustest. Virchow täheldas, et näiteks vähk kujutas endast normaalsete rakutüüpide ümberkujunemist ja nende vaos hoidmatut vohamist. Louis Pasteur, Virchowi kaasaegne, näitas, et haigusi võivad põhjustada ka bakterid. Õige pea õpiti tundma veel väiksemat haigustekitajat, viirust. Juba 1796. aastal oli Jenner sooritanud esimese õnnestunud rõugete vastase vaktsineerimise. Robert Koch jätkas Pasteuri tööd ja avastas koolera tekitaja. Ta arendas välja ka meetodi, mille abil võidi tutvuda teiste mikroorganismidega. See vähendas aadri laskmise tähtsust. Nimetatud võte ei kuulunud enam asja juurde. Ometi kulus veel aastaid, enne kui õpiti uusi teadmisi ravis rakendama. Kas haiguste päritolu uus mõistmine tagas rahvale parema tervise? Jah, nii see oli. Suurimad sammud tehti kahtlemata hügieeni ja profülaktilise meditsiini alal. Need, kes tänapäeval tahaksid tembeldada hügieeniseadused ainult bürokraatlikuks väikluseks, peaksid oma sõnu valima, sest mitmed suurimad võidud võitluses haiguste vastu saadi just sel alal. Tähelepanu hakati pöörama parematele olmetingimustele ja tööoludele. See andis häid tulemusi haiguste ennetamisel. Tähelepanuta ei tohiks jätta jutustust Ignaz Semmelweisist. Pärast kibedat võitlust rakendas ta ühes Austria haiglas ellu nõude, et arstid peavad pesema käsi, enne kui nad ühe haige juures teise juurde lähevad. Ta juurdas selle üle, miks haiglas sünnitanud naiste suremus oli palju suurem kui kodus sünnitanutel. Põhjus näis olevat selge. Arstid ja ämmaemandad kandsid nakkuse ühelt patsiendilt teisele. Sel põhjusel, et mitte mingi salapärase teguri mõjul, surid nii paljud haiglas saadud nakkustesse. Semmelweis oli märganud seost, mida ei saadud tühistada. Semmelweis oli märganud seost, mida ei saadud eitada. Seal,
kus tal vähegi sõnaõigust oli, seadis ta sisse kohustusliku kätepesemise. Kohe täheldati tema patsientide hulgas suremuse tähelepanuväärset langust. Sellest hoolimata võttis kaua aega, enne kui suudeti kätepesu tähtsuses veenduda ja veenda ka Semmelweisi kolleege selles. Semmelweis ise ei saanud näha päeva, mil kätepesemisest oli saanud üldine tarve. Kolleegide pilge, mis nende uuenduste tõttu teda üsna rängalt tabas, nõrgestas tema tervist ning tõi kaasa enneaegse surma. Sama professionaalne pilge põhjustas veel mitmete emade surma ainult sel põhjusel, et mõningad uhked arstid ei tahtnud alanduda kätepesemiseni, kui nad haigesaalides voodi juurest voodi juurde käisid. Ka haiguste ravialal on areng olnud kiire, eriti käesoleval sajandil. Suurimat edu on saavutatud võitluses sellise eluohtliku nakkuse vastu nagu kopsupõletik. Aastal 1928 hakkas saladus pisitasa avanema. Alexander Fleming märkas ühel päeval, et hallitusseene bakterikultuurid olid takistanud bakterite kasvamist ja paljunemist. Selle hallitusseene nimeks oli penicillinum notatum. Pealegi oli sellest paljude inimeste hea sõber saanud üle kogu maailma, penicilliin. Kulus veel 20 aastat, enne kui suudeti aretada tõeliselt puhastatud vorm, mida sai kasutada inimeste ravimisel. Kuid see avastus märkis uue ajastu algust. 7 aastat varem jõudsid Benting ja Best selgusele hormoon insuliinis, mis ühe hooviga andis lootust miljonitele suhkruhaigetele üle kogu maailma. Kiiresti järgnesid veel teisedki läbimurded. Kaasajal ravitakse George Washingtoni bakteriaalse nakkuse kahtluse korral vedeliku rohke manustamise, lamamise ja antibiootikumidega, võib-olla isegi tavalise penicilliiniga. Tarbetu pettumus. Suuremad ja paremad haiglad on nähtavaiks tõendaiks tohutuist püüdlusist, mis viimastel aastatel on mitmetes maades ette võetud võitluses haiguste ja surma vastu. Ometi on see määratu areng tekitanud pettumust paljudele, nende hulgas ka mõnedele selliste haiglate projekteerijatele. Haigused on pärast Semmelweisi ja Robert Kochi aegu muutunud, kuid muutumatuna püsib parim vahend nende vastu võitlemiseks, profülaktika. Haiguse ennetamine on tähtsam kui ravi. Käsitleme nüüd mõningaid meie aja tõsisemaid haigusi. Tähelepanu keskpunktis pole enam sellised tõved nagu difteeria, tuberkuloos ja kopsupõletik. Need nakkushaigused moodustavad suhteliselt väikese osa rahvastiku kannatuste ja surma põhjustest. Nüüd on päevavalgele tulnud tõelised epideemiad nagu südame- ja veresoonkonna haigused, vähktõbi, esmajoones kopsuvähk, suhkruhaigus, kroonilised liigeste haigused. Lisaks sellele on palju neid, kes lihtsalt on õnnetud ja masendunud. Pole kahtlustki, et eluviiside ja nimetatud haiguste vahel eksisteerib seos. Nende haiguste lahendus ei ole kaugel. Meie suurimaks vajaduseks ei ole avaramad haiglad, vaid paremad eluviisid. Jällegi keskendub jutt muutustele, mis on just niisama lihtsad nagu Semmelweisi kätepesemise nõue. Sellel teel leiame parima asenduse aadri laskmisele. Põhjus enne haigusnähte. Võib-olla polegi väga imelik, et peaaegu kõik meie aja tervishoiu ressursid on suunatud pigem haiguste ravimisele kui nende ennetamisele. Kui Virchow ja tema mõttekaaslased keharakkudes ja kudedes toimunud muutusi kirjeldasid, kõnelesid nad sellest, mis seda põhjustas. Siit tulenebki, et peamiseks tööks sai terviserikke ravi peale seda, kui haigus välja oli arenenud. Ei jää aega parandada olukorda, mis terviserikke oli põhjustanud, rääkimata piisavalt aegsasti kasutusele võetavatest abinõudest. Selle kohta pole vist paremat näidet kui pärgarterite tõbi. Siin on probleemiks see, et arterid, mis transpordivad verd südamelihasesse,
on peaaegu täiesti ummistunud veresoonte seinte külge kleepunud setete tõttu. Need setted sisaldavad kolesterooli, kaltsiumi ja armkude. Kui ummistus on täielik, siis selle arteri poolt toidetav südamelihase osa sureb. Ongi käes südameinfarkt. Mida saab siis teha kaasaja arstiteadus? Ta võib püüda lahendada probleemi nii, et vigase koha asemele siirdatakse jupike uudsoont. See on suur, keerukas ja kallis operatsioon. Võib ainult imetleda kirurgi osavust, kes seda sooritada suudab. Mõningatel juhtudel on tulemus päris hea. Virchow mõistis, et arterite seentele kogunes kolesterooli. Kaasajal teame öeldule lisaks õige palju sellest, missugused faktorid seda protsessi mõjutavad. Tavaliselt kõneleme sel juhul suitsetamisest, toitumisest, liikumisest ja kõrgest vererõhust. Kuid on ka teine tegur, mis antud küsimust mõjutab. See on asjade õige hindamine. On suurepärane ehitada suuremaid ja paremaid haiglaid, kuigi need pole võrdelised hea tervisega. Haiguse ravimise protsess on pinev ja dramaatiline. Haiguse ennetamine on sellega võrreldes kahvatu. Selles puuduvad hulgavad sireenid ja pinguldatud näod. Lisaks sellele seondub haiguse ennetamisega vastutuse kasv. Selle asemel, et olla passiivne ja sõnakuulelik, peab patsient tõusma voodist ja suures osas iseenesele arstiks olema. Võib kõlada pentsikult, kuid veel nüüdki pole aadri laskmise ajajärk lõppenud. Oleme ainult vahetanud instrumente, kuna kaasaegsed riistad on palju efektiivsemad kui need, mida arstid 200 aastat tagasi kasutasid. Tänapäeval saadava ravi eest on põhjust olla tänulik. Seda halvustavad kritiseerijad on enamasti need, kel endal on hea tervis. Haiguste ennetamine ei püüdle võistlema esmaabi ja raviga. Profülaktika on lihtne ja vähe nõud, kuid säästab paljusid tarbetutest kannatustest. Millal ta haigestus? Keset kiiret õhtupoolikut toob kiirabi umbes 45-aastase mehe ühte Norra haiglasse. Mees on ametilt metsavaht. Ta ei olnud kunagi varem haiglaravil viibinud. Nagu harilikult päeval metsas olnud, sõi ta kohe naastes tugeva õhtusöögi ning istus siis oma tavakohaselt ajalehte lugema. Äkitselt tundis mees teravat valurinnus. Tundus, nagu oleks kogu rindkered kurrustangide vahel pigistatud. Hingamine tekitas valu. Iiveldas. Keha kattus külma higiga. Siiski otsustas mees enne arstile helistamist pisut oodata. Võib-olla valu vähehaaval vaibub. Kuid ta eksis. Valud aina ägenesid. Kutsuti kiirabi ja mees viidi vilkurite ja sireeni huilates haiglasse. Pärale jõudes oli haige kahvatu. Iivelduses. Rinnust tugevad torkavad valusööstud. Vererõhk oli normaalne ja pulss korrapärane. Kohe anti talle nitroglütseriini tablett keele alla. Asu sellest polnud. Tehti elektrokardiogramm. Vastus ei jätnud kahtlusele enam ruumi. Muutused südames viitasid laialdasele südameinfarktile. Aega viitmata anti mehele valuvaigisteid ja ta viidi intensiivravipalatisse. Kas ta jäi ellu? Jaa. 3 nädala pärast kirjutati mees haiglast välja. Ometi oli perspektiiv jätkata tööd metsavahina väike. Ta viidi haiglasse 10. märtsil. Millal ta haigestus? Tundub isegi naeruväärne seda küsida. Eks ole vastus selge. Haiglas möönis ta, et tõepoolest juba mõnda aega olid talle rinnusvalud, kuid kõvasti tööd teha rahmeldas. Valu andis järele, kui ta väheke puhkas. Ometi ei pööranud ta sellele suuremat tähelepanu. Sõpradele ning murelikele sugulastele seletas ta seda alles 10. märtsil. Kohe, kui kiirabi mehe haiglasse viis, helistas naine lastele ja teatas isa äkilisest haigestumisest. Haiguslehele jäi ta ametlikult 10. märtsist. Kui ta 6 nädalat hiljem polikliinikus kontrollil käis, oli haigusloosse märgitud haiguse alguspäevaks 10. märts.
Vastus näib niisiis olevat ilmselge. Ta haigestus 10. märtsil. Paistab võib-olla tarbetuna esitada asjatut küsimust nii tõsise asja puhul. Sellest hoolimata tuleb see küsimus siin esitada. Seda küsitakse täie tõsitusega, mitte täpse kuupäeva tõendamiseks, vaid palju tähtsama asja selgitamiseks. Millal tuleb sekkuda haigusesse või protsessi, mis viib haiguseni? Küsigem selgemini. Kas südameinfarkti korral tuleb sekkuda alles sel päeval, kui inimene haiglasse viiakse ja arst tõdeb, et osa südamelihasest on surnud? Siis tuleb loomulikult sekkuda kõikvõimalike vahenditega, mis arstidel kasutada on, ja seda tuleb teha väga osavalt. Kuid vahest oleks midagi saanud teha juba varem. Kas keegi oleks saanud takistada seda meest südameinfarkti tõttu invaliidistumast ja nii noorelt töövõimetuks jäämast? Võtame teise näite. Kas kopsuvähi korral on parim aeg asjasse sekkuda päeval, mil patsient on hakanud kaotama söögiisu, kõhnub ja kõhib veresegust lima? On õige aeg lõpetada suitsetamine siis, kui röntgenpilt paljastab kopsudes suured tumenenud piirkonnad? Või oleks midagi võimalik ette võtta varem? Kas on teisi võimalusi? Siinkohal osutuvad meie kaasaegsed teadmised haigestumisest mitteküllaldasteks. Haigus, mida arst ravima hakkab, on saanud alguse ühest või teisest asjast juba aastaid varem. Seda oleks saadud edasi lükata või isegi peatada teiste ja sootuks vähe nõudlikumate vahenditega. Selliselt oleks jõutud palju paremate tulemusteni kui patsiendi nüüdsed võimalused. Kui arst tänapäeval infarkti haige voodi kõrval seisab, ei tõdeda ainult südamelihase kärbumist. Ta tõdeb veel ka sellele äkilisele haigusele viinud põhjusi. See, mida haiguste ennetamiseks tehakse, on äärmiselt vähe, võrreldes sellega, kui tohutult pingutatakse nende haiguste ravis, mis ilmselgelt on ühenduses meie eluviisidega. Viga ei peitu arstides. Me ise pole innukad muutma oma eluviise ega hindama ümberväärtusi. Seadused ja tervis. Tervis ja haigus ei ole ettenägematute juhuste kokkulangemine. Kaasaja haigused ei tulene ilmamuutustest. Tervis oleneb sellest, kas meie elu on kooskõlas nende seadustega, mis toimivad meie organismile. Paljudel juhtudel on haigus terviseseaduste teadliku või teadmatu rikkumise tagajärg. Seadused ja tervis. See kõlab üllatavalt, kuid peaks olema siiski arusaadav. Me vajame seadusi kõigis eluvaldkondades. Tõsiasi, et lennuk on konstrueeritud teatavate loodusseaduste järgi, vab tuhandeil reisijail lennuki õhku tõustes rahulikult istuda, muretsemata aerodünaamiliste seaduste võimaliku lakkamise üle. Autoga sõites ei mõtle me, et pidurid on kavandatud hõõrdumisseaduste põhjal. Meil ei ole mingit põhjust muretseda selle üle, kas me läbime kenasti järgmise kurvi. Teadmine gravitatsioonist takistab meid alla hüppamast 10. korruselt. Autohooldusreeglitega tutvumine paneb autoomaniku hoolt kandma roostetõrje, õli vahetamise ja sobiva kütusega tankimise eest. Selliseid asju ei saa jätta juhuse hooleks, kuna need isegi ei toimi juhuslikult. Neid reegleid ei otsustata senati enamhäältega ega kõrvaldata rahvahääletusega. Need on faktid, mida tuleb tunnustada. Sama pädevad on seadused, mis reguleerivad tervist. Needki on faktid, mida tuleb tunnustada. Nende rikkumine tuleneb enamasti sellest, et tagajärjed ilmnevad aastate pärast. Ometi ei tohiks neid alahinnata. Paljud meist esitavad selle kohta oma vastuargumendi. Hüüatame äärmiselt ärritatuna. Kellelgi ei ole õigust määrata, kuidas mina peaksin elama. Võib-olla tsiteerime Frank Sinatra ninakat laulu. Olen elanud omaenda elu ja teinud seda omal viisil. Nii see võib ju olla, kuid me ei suuda muuta terviseseadusi sellega, et neid rikume.
varem või hiljem maksavad nad meile kätte. Asugem uurima seadusi, mis reguleerivad haiguse arenemist. Lausumatagi on selge, et siinkohal saame tutvuda ainult peamiste põhimõtetega. Ei ole võimalik puudutada kõiki haigusi, mille vastu keegi võiks huvi tunda. Kasutame lihtsalt mõningaid näiteid, kuid selle taustaks olev põhimõte laieneb ka teistele haigustele. Toome ette järgmised 7 etappi pärgarterite lupjumise arengus. See haigus on üldlevinud ja selle eri etapid hästi tuntud. Samasugused põhimõtted sobivad paljudele teistelegi haigustele.